Tere! Mina olen Liisbet. Olen Viljandi Jakobsoni kooli 8. klassi õpilane. Tere tulemast kuulama kooli meediaringi podcasti. Tänane külaline on Anette Ant, meie kooli 9. klassi õpilane ja VJK Koidula 2024. Eelmisel aastal anti sulle tiitel VJK Koidula. Millised olid emotsioonid, kui klass otsustas kandidatuuri esitada ning kui tiitli võitsid? Tere! Meie klassis käis tegelikult valik mitme õpilase vahel ja seda suurem au oli mul siis esindada klassi ja oli suur rõõm, kui mind valiti Koidulaks, sest et tavaliselt osutub võitjaks siiski 9. klassi õpilane ja seepärast oligi mul suur rõõm ja suur üllatus, kui ma selle tiitli võitsin. Milliseid muusikainstrumente oskad mängida? Ma oskan mängida klarnetit ja klaverit. Klarnetit olen ma Viljandi muusikakoolis õppinud nüüdseks 7 aastat ja lisapilli ehk klaverit siis 6 aastat. Mida õpid Heino Elleri muusikakoolis ja mis kool see on? Heino Elleri muusikakool on kõrge tasemega muusikakool, kus saab õppida siis nii nooremas astmes kui ka keskkooli astmes ja tegelikult ka kutseõppes siis, et näiteks minu õde käib hetkel Tartu Ülikoolis, kuid samal ajal omandab ka kutseharidust siis Heino Elleri muusikakoolis. Ja see kool tagab siis piisava hariduse, et jätkata õpinguid siis muusikavaldkonnas, mis tahes Eesti või Euroopa muusikakõrgkoolides. Ja mina osalen seal koolis sellises programmis nagu tulevikumuusikute programm, ehk siis mina saan sealt koolist ainult erialatunde, et tugiained ehk solfeetso ja muusikalugu on mul kodukoolis ehk siis Viljandi muusikakoolis ja sealt ma saan siis tunde 4 korda kuus. Kuidas õnnestub ühendada koolis õppimine, balletistuudio tegemised, Viljandi muusikakoolis käimine ja Tartus toimuvad muusikaõpikud? Teed palju ja hästi. Kuidas see kõike jõuad? Minu jaoks on hästi oluline aja planeerimine, et iga september ma üritan paika panna siis endal kõikide päevade plaanid, niimoodi, et mul ei kattuks mitte ükski tund ja et ma igale poole jõuaksin. Ja mis puutub nüüd igapäevast õppimist, siis seda ma teen 2 kooli vahelt, siis kui mul on pausid, kuid neid pause ma kasutan ka tihedalt pilli harjutamiseks, sest selleks mul kodus aega ei jää, kuna päevad on pikad. Minu päevad lõppevad kell 7 enamasti ja kui ma päeva jooksul ei jõua kõike ära õppida, siis tuleb see kodus lõpetada ja vahel juhtub ka nii, et tuleb unetunde kasutada. Mida sa teed puhkepäeval? Kas sul üldse mõni puhkepäev? No tegelikult on minu kooli nädalad siis 6-päevased, et ühtegi nädalavahetust mul täielikult vaba ei ole. Nädalavahetuseti toimuvad mul siis Heino Elleri muusikakoolis tunnid, sest nädalavahetuseti ma Tartusse ei jõua. Ja samuti toimuvad ka Viljandi noorte sümfooniaorkestri proovid nädalavahetustel ja lisaks tuleb ette ka erinevaid projekte, näiteks balletiga või siis mõne muu orkestriprojektid, mis toimuvad samuti nädalavahetustel. Mis on sinu muusikasoovitus vaatajatele? No, minu arust peaks igaüks kuulama sellist muusikat, mis neile meeldib ja mis neid kõnetab. Kuid minu lemmik muusikažanr on džäss või üleüldse rütmimuusika ja mina soovitaksin siis võib-olla seda ja kuna ma õpin ka klassikalist muusikat hetkel muusikakoolis, siis džäss pakub mulle head vaheldust. Aitäh täna saatesse tulemast. Ja aitäh vaatajatele. Loodan, et saite Anette kohta rohkem teada ja häid soovitusi, kuidas oma aega paremini planeerida. Järgmise korrani!